täna on siis 30. detsember ja kell on 10:13 ning ma alustan kohe hommikut sellega, et ma hakkan ennast valmis sättima ja kuna eelmise vlogi all oli väga soovitud video meigirutiin, siis ma panen selle tänasesse vlogi sisse, aga me vahetame kohe ümber minu suure kaamera peale, sellepärast et sellel on see flip screen, mida siin ei ole ja siis ma näen ennast sealt, et ma ikkagist nagu peale jääks ja sellega on lihtsalt natuke mugavam, panin selle statiivi peale juba ära ning et see liiga nagu igav ei oleks, siis ma panin panin Instagrami sellise pildi, kus ma küsisin sellise pildi ja siis ma ütlesin, et jätke mulle kommentaaridesse Q&A küsimusi ja juba on nagu peaaegu 50 kommentaari, seega ma proovin neile samal ajal vastata, kui ma endale meiki teen. Ja ma teen täna hästi lihtsa sellise, mida ma tavaliselt teen, kui mul ei ole väga palju ennast valmis sätida, see on suht lihtne ja kiire, aga tegelikult ma lähen täna pildistama, aga kuna kõik nii väga tahtsid seda meigirutiini, siis nagu pildistamise jaoks ja filmimise jaoks ma teen tavaliselt tugevama, sest kaamerast seda ei jää nii väga vaata näha meiki, et see tugevama tegema, kui sa nagu päriselt teeksid. Seega ma teen täna nõrgema, kuigi ma lähen pildistama. On see loogiline? Mul tunnud on. Seega vahetame nüüd selle kaamera peale ära. Hakkas tööle või? Hakkas vist. Nii, ma loodan, et see nagu, et ma olen fokuseeritud. Ma ausalt ei tea. Igatahes, alustame siis. Vaatame. Kerime kõige üles neid appi, neid on nii palju. Miks kõik nii vara üleval on, ma ei saa aru. Meil on tegelikult suht kiiresti, ma pean natukene 11 kodust ära minema, pean meil hommikust sööma asjad kokku panema. Ja see meik võtab aega, kuna ma pean teile rääkima kaasa. Nii. Oota. Üritan samal ajal. Mis su lemmikvärv on? Türkiis sinine. Ma ütlen, ma ei ole absoluutselt professionaal, sest mul isegi ei ole mingit primerit või asja, mida ma siia alla peaks panema nagu mingi varjärega, mida see on oluline. Ma tean, et see on oluline, aga mul ei ole. Ma ei tea, milline on hea, seega jätke kommentaaridesse enda nagu lemmik mingid värgid, mida te panete meigi alla. Ja mu telefon läheb kinni. Nii. Mida teed tavaliselt jõuludel? Seega ma alustangi lihtsalt jumestuskeemi peale panemisest. Kõigepealt ma teen selle Beauty Blenderi märjaks. Mul ei ole originaal. Mul on mingi muu odavam, ma ei tea, aga see töötab. Ja siuke suht, jah, must juba. Ja siis ma kasutan sellist jumestuskreemi. Fokuseeri. See on suht kaua mul on seega, see on ülikulunud. See on siis L'Oreal Paris True Match Super Blend ja ma olen toonis Golden Beige. Mingi 3D, 3B. Ja sellepärast meil lähebki nii kaua. Jep, mida ma teen tavaliselt jõuludel? Jõuludel ma tavaliselt olen perega ja meil on nagu traditsioonilised, ma pean nagu kahtede erinevate sugulastega nagu emapoolsete ja isapoolsetega ja siis tavaliselt ühel õhtul me kas oleme meie juures või siis mõlemal õhtul läheme nende juurde nagu erinevate perede juurde ja siis ongi, et me sööme seal õhtust, niisama räägime, vaatame vahel nagu pilte, mida me aasta jooksul teinud oleme ja siis tuleb nii-öelda jõuluvana ja siis avame kinke. Jep, nii. Ja põhimõtteliselt panen jumestuskreemi, üritan nii ära hajutada, kui ma suudan hästi ütluseks kõik. Mis sulle mingi toit on? Ma ei tea, osad küsimused minu arust ma olen varem kuskil Facebooki live'is või nii juba vastanud. Ma ei tea, mul ei ole väga lemmiktoitu, sest et ma ei suuda nagu ühte asja valida või nii. Kui mulle väga maitseb mingi sushi, krevetid, pizza, ma ei tea, erinevad asjad. Parimad sõbrannad, Ketlin ja Elina, ehk siis Ketseilo. Ja siis teised ka, kes meie selles grupis viisikus on, ehk siis Johanna ja Liisi. Aga nagu neid ma näen kuidagi vähem. Aga siis, kui me gruppi kokku saame, ma ei ole nagu nendega ammu eraldi kokku saanud. Mis tähendab, et me peaks seda varsti tegema, kuidas te vaatate?
kas sa teed oma Instagrami pilte telefoni või fotokaga, see täitsa oleneb, nagu tihtipeale on see, et vaata, kui ma kuhugi lähen linna peale või siis ma ei kanna ju enda fotokat kaasa, siis on kaameraga, kui ma olen kuskil nagu mingi restoranis toitu või kui midagi ägedat näen. Aga kui ma käin pildistamas, siis nagu need pildid, mis minust endast on, need on enamasti fotokaga ja kõik, mis on muudest asjadest, on tavaliselt telefoniga. Seega välja arvatud nagu selfie'd, neid mingi kaameraga ei tea, aga neid on mul kasud vähe. Ma ei tee väga selfie'd ja ma ei postita neid väga. Kuigi viimasel ajal ma olen rohkem teinud, seega need peaks varsti tulema. Lemmikraamat. No ausalt öeldes ma ei jõua väga vabal ajal nagu selliseid raamatuid lugeda, mida ma ise tahaksin, sest et võtta kohustuslik kirjandus ja seda antakse nagu täiega palju ja suht mahukalt, seega mul ei jää nagu sellist väga vaba aega. Mul üldse ei ole väga mingit lemmikasju, aga nagu mulle suht meeldivad need Zoella kirjutatud või noh, Zoe kirjutatud tüdruk online või girl online osad. Aga ma ei tea, kas see päris mu nagu lemmik on. Ei tea, ei ole väga vist lemmikraamatut. Anna üks smuuti retsept. Ma ei hakka praegu niisama nagu ütlema, et kui ma mõni päev teen smuutit, ma võib-olla õhtul isegi teen, siis ma nagu näitan teile, siis te saate paremini aru ka. Mitmendas klassis ma käin? 10. klassis, ehk siis gümnaasiumi esimene aasta. Lemmikkoht, kuhu ma reisinud olen. See on raske, sest ma olen suht palju reisinud, aga kuna ma nagu väiksest peale alates reisinud, siis ma ei mäleta väga kõiki reise. Nagu osasid kohtasid ma isegi ei tea, kas ma olen sinna reisinud või ei. Aga lemmik, ma ei tea, mulle suht meeldis Ameerikas. Siis millal me olime 2 nädalat, me käisime hästi mitmes erinevas linnas ja sõitsime mööda rannikuid ja see oli päris äge. Austraalias, seal me olime päris pikalt. Ning Jamaica mulle meeldis ka täiega. See oli hästi soe ja mõnus. Kas see on ühtlane või? Ma ei tea. Kui ma keskendun rääkimisele, siis ma ei suuda väga nägu enam jälgida. Ma ei tea. Kohta asja korraga teha on päris keeruline ja veel kiiresti ka, sest et meil on suht kiire. Aga mu juuksed on sellepärast nii kinni, et ma panin need õhtul keerasin, et kui ma varsti lahti teen, siis mul peaks nagu lokid olema, sest mul on loomulikult sirged juuksed. Ja praegu mul on huulte peal selline asi. Nii, toimutuks jälgida. Elizabeth Ardeni mingi 8 Hour lip on või kreem või midagi su käest, et nagu huuled oleks normaalsed, pehmed. Kuigi ma ei pane täna huulepulka. Aga jah, isegi kui ma paneks huulepulka, siis ma panen algus ikka seda peale. Nii, siis ma kasutan siukest asja. Need kõik on nii kulunud, et siin pole isegi mingit teksti enam peal. Nagu selline, see on see, oota, mul on mingi muu toon, mille peal on tekst. Näe siuke, see on see mingi NYXi highlighted kontuurvärk. Kus see oli? Siuke, ainult mul on nagu eledam, et see on mingi liigu tume. Jep, sellega ma siis lihtsalt katan ära kõik kohad, mis vajavad katmist. Kuigi see hakkab suht otsa saama. Mul on üks asi, mida ma veel kasutan. Tan-tan-tan-tan-tan. Oota, ma pean küsimus vaatama. Kui vana ma olen 16 ja järgmine aasta saan 17. Mis telefoni ma sooviksin? Ausalt ma ei tea, mulle suht meeldib enda telefon välja arvates, et mul hakkab mälu täis saama, kuigi mul on 32 gigabaiti, aga neid äppe, nagu, mida ma tahaks kasutada, on hästi palju. Ja ma teen vaata hästi palju pilte ja siis nagu mälu võiks suurem olla. Nagu sellest, kuna mälu hakkab täis saama, siis hakkab natuke aegliseks minema. See ei ole väga vana, see on mul nagu, ma ei tea, pool aastat olnud midagi. Ma sain seal vist mais. Oli või? 100% kindel. Igatahes ja nagu see aasta, seega see ei ole üldse veel nii vanagi. No see alles tuli välja minu arust see aasta. Mis koolis ma käin? Tallinna Reaalkoolis. Miks ma alustasin YouTube'i videote tegemiseks? Sest et ma olen videoid teinud mingi 4 aastat vähemalt. Ja alguses siis ma hajutan kõik selle Beauty Blenderiga välja või Swamiga. Sest et videoid ma olen teinud nii kaua juba ja me tegime neid alguses sõbrannadega ainult endale. Nagu meil pandi mitte kuhugi üles, need olidki ainult nagu meile vaatamiseks.
aga üks hetk ma hakkasin rohkem YouTube'i vaatama ja siis ma sain sealt nii palju inspiratsiooni, et ma otsustasin, et ma võiks hakata nagu tegema spetsiaalselt YouTube'i jaoks, ehk siis ongi see, kus ma nagu alustan videod nagu mina olen see, täna on selline video, et see nagu ma rääkisingi spetsiaalselt kaameraga ja siis mulle tundus, et see on hea koht, kus enda loomingut teistega jagada, sest et mulle tõesti nagu väga meeldib videoid teha. Ma olen seda nii pikalt juba teinud. Seega jep. Nii. Mis kaamerat ma kasutan? Vlogikaamera on mul Nikon mingi hübriidkaamera, mingi V1.3 äkki. Oli või? Ja siis see suur, millega praegu filmin on Canon 700D. Nii. Kuidas saite Mariaga sõpradeks, ehk siis Maria Rannaväljaga, ma arvan, ta mõtleb, sest ma ei tea väga ühtegi teist Mariat. YouTube'i kaudu, ma ei tea isegi, kus me esimest korda kohtusime. No see oli ikka meie selle kommuuni kaudu Greatly, sest et seal vaata nad valisid talendid välja ja siis me saime kokku. Meil oli tutvumispäev, kus me... jaa, see oli vist tutvumispäev esimest korda, kus me olid kõik nagu YouTuberid koos, siis me tegime mingit tutvumismänge ja värke. Ja seal ma kohtusin teistega ka nagu esimest korda, kellega ma olen varem kohtunud. Kus ma selle jope sain? Ma arvan, öeldakse seda punast parkat, millega ma käin. See on Onelli oma ja ma sain selle Sportlandist. Kui raske on käia Realis YouTube'i kõrvalt? Väga raske, sest et... edasi ma kasutan sellist, mis asi see on, mingi korrektor, concealer, siuke CC cream, see on see lumene oma. Miks see kõik nii kulunud on, ma ei saa aru. Ja siis sellega ma käin ka üle need kohad, mis nagu vajavad veel katmist. Ja sellega ma kasutan seda concealerina. Mis asi see eesti keeles on, ma ausalt ei tea. Sellepärast, et see teine, vaata mul on mitu seda pulka. Highlighten, kontuurniksi oma, kuhu ma selle ühe nüüd panin? Siin. Neid vaata mul on mitmes toonis, aga see heledam, mida ma muidu kasutaks, hakkab jumala otsa saama, sest ei tule enam väga midagi. Ja sellepärast ma kasutan seda nagu silmade all ka ja see teeb üli head tööd. Mulle nagu täiega meeldib see. Ma panen selle lihtsalt näpuga peale ja nagu höötan välja. Realis kooli kõrvalt on suhteliselt raske, kuigi ma ei tea, kas see on otseselt nagu kooli viga, sest et mitte viga või selles mõttes nagu, et ükskõik mis koolis sa käid, sul on koormus ikkagi ju. Seega nagu kooli kõrvalt üldiselt on raske, aga nagu minu jaoks on Realis päris suur koormus, sest see on ikkagi üks top Eesti koolidest ja seal on väga suur rõhk reaalainetele ja ma tegelikult ei ole üldse reaalainete inimene või reaalinimene, ma olen rohkem humanitaar. Seega mul on veidi raske ja aega on mul ka suhteliselt vähe, seega nagu kool jääb vahepeal suht tagaplaanile, mis vist ei ole hea. Nagu reaalselt mu sõbrad naeravad, et kool on minu jaoks hobi. Kõigi see peaks olema mu number 1 prioriteet ja töö. Jep. No ei tea. Aga samas nagu ma valisin selle ikkagi sellepärast, et kui sa lähed gümnaasiumis, siis sa pead igal pool riiklikus õppekavas on ette nähtud sul reaalainet, seega nagu ei ole ju väga vahet, mis koolis sa seda õpid, nagu sa pead reaalainet ikkagist õppima. Seega ma mõtlesin, et ma lähen sinna kooli, kus seda nagu hästi õpetatakse, pluss elamus saavad sellest aru, seega nagu mind saavad teised õpetada, sest et ma olen aru saanud, et paljudes koolides õpilast ei viitsi nagu üldse midagi teha ja see on see, et mitte keegi ei saa aru. Aga seal on see, et nagu paar inimest ei saa aru ja siis meile tehakse selgeks, siis teised saavad aru. Seega nagu see ei ole nii hull. Ja nagu see seltskond on täiega tore ja nii. Okei, proovin edasi vaadata. Ma teen enda telefoni ekraani võrdse mustaks. Osad teha ma olen juba vastanud, ma üritan midagi huvitavat leida. Kas sa oled juukseid värvinud? Ma ei ole nagu mitte kunagi juuri värvinud, aga ma olen otsi värvinud. Esimest korda ma vist värvisin roosaks. Aga kuna roosa on efektvärv, ehk siis see ei ole loomulik värv, siis need ei püsi üldse kaua peal. See tuli mul alla kuu ajaga välja, kuigi see oli püsivärv. Ja see oli, ma maksin sellest jumala palju, see tuli nii ruttu maha ja pärast seda ma nagu sellepärast ei ole enam tahtnud värvida. Muidu ma tahaks täiega veel mingi siniseks või roheliseks, aga kuna see kulub nii ruttu maha ja see maksab täiega palju sellest, siis see nagu ei ole väga mõttekas. Ja siis, kuna mulle ei meeldi enda nagu loomulik juuksevärv, see on kartuli värvi, siis
pärast seda ma värvisin enda otsad nagu blondiks, ehk siis see läheb sujuvalt üle, mul on praegu ka, ma olen 2 korda, nagu 1 korra ja siis käisin mingi pool aastat tagasi ka. Seega ma olen 2 korda otsi blondiks värvinud, et see lähebki hästi loomulikult üle. Et kui mul hakkab võtta välja kasvama, siis siit ülevalt ongi mul loomulik värv ja siis alt on heledam. Ja siis see teeb mind kuidagi nagu blondimaks, kuna ma ei saa juuri värvida, sest siis ma peaks võtta kogu aeg käima. Ja siis see läheb juba kalliks ja nagu mul ei ole siukest aega ka. Ja nagu mulle meeldib, kuidas mul praegu on. Seega, jop. Mul tunne, et ma teen seda meiki nagu 2 korda kauem, kui ma muidu teeks. Ma ei tea. Okei, võtame järgmise küsimuse. Nii palju lemmikasju, ma ei tea. Kelleks tahad suurena saada? No ma tahaks kindlasti filmindusega edasi tegeleda. Ma olen mõelnud minna Balti filmi- ja meediakooli, aga paljud arvavad, et ma võiks hoopis kuhugi, ma ei tea, välismaal ülikooli minna. Mulle endale suht meeldib Eestis, ma väga ei taha, ma ei tea, vaatab seda, aga kindlasti filminduse suunas ma ei tea, kas ma nagu päris täiskohaga nii-öelda YouTuberiks hakkan, sest et ma võib-olla tahaks veidi nagu professionaalsema filmindusega tegeleda. Kindlalt tahaks teha mingi suure filmi, mida nagu kunagi kinos näidatakse. Ma tahaks saada kas monteerijaks või režissööriks, aga pigem vist režissööriks, sest mulle tundub, et mul on sellised omadused, et ma sobiksin või mulle vähemalt öeldakse. Ja praegu see, mida praegu ma videoid teen, siis ma teen suht kõike. Viimasel ajal ma ei ole otseselt filminud, seega nagu operaatoritööd ma viimase paari video jooksul olen vähem teinud, aga ülejäänud asju küll. Seega, jep. Nii, edasi. Ma võtan sellise, mis see siis on puuder siis eesti keeles? NYX Color Correcting Powder, see on siuke läbipaistev. Mis on siuke roheka kumaga, aga no läbipaistev. Ja siis ma võtan seda siia Beauty Blenderi peale natuke, umbes nii. Miks ta mu naaber või fokusseerib? Ja siis ma lihtsalt tupsutan need silmaalused ja need kohad üle, kuhu ma panin neid, mis see asja nimi oli? Eesti keeles appi, mingi peintepulgas laadseid värke. Või need kohad, mis vajavad katmist. Ma ei tee seda nagu baking, küpsetan eesti keeles, et sa paned täiega palju peale, siis sa lased nagu ootad ja siis pühid ära. Sest et mul ei ole siukest aega, siis ma lihtsalt tupsutan nagu sisse ja hajutan ära ja nagu minu arust see täiega aitab. Sest ma ei viitsi mingit üli paksu kihti seda teha. Ja siis ma lihtsalt tupsutan siit üle. Ja siis need kohad ka, kuhu ma enne panin nagu nina. Siit otse ees ka veits. Ja siis need kohad, mis vajasid veits katmist. Sest et see aitab selle meigil paremini nendes kohtades püsida. Seega, jep. Okei, võtame järgmise küsimuse. Vend või õde? Jah, mul on väike vend. Kas mul... Oota, mida? Üks küsi, mis ma jõuludeks sain. Kui te tahate, mis ma jõuludeks sain, siis tšekkige minu eelmist või üle-eelmist vlogi. Selle pealkiri on ka mingi jõulukingid, midagi siukest, seal ma näitan kõike, mis ma jõuludeks sain. Salat või smuuti, küsib keegi. Ma arvan, see oleneb minu isust, aga pigem smuuti. Või nagu mul maitsud salateid ka, aga smuutisid ma võin nagu iga kell süüa. Salati jaoks mul peab ikka nagu isu olema, seda sa nagu kogu aeg ei taha. Või selles mõttes soolastoidu kõrval ja, aga nagu ma mõtlen salat nagu ainult salat. Nagu sa söödki ainult salati söögis. Reisidel oled käinud ja ma olen väga palju reisinud. Appi seda 2 asja korraga teha on nii keeruline. Nii. Vist on enam-vähem, ma ausalt ei tea enam ise ka. See läheb palavaks. Teen veits akna latti. Mis see kell on? Oh my god, mul läheb kiireks, igatahes. Siis, tõstame tempot. Ma võtan sellise, mis asi see on siis, lumene. Oota, fokusseerime, kus see nupuke on? Siin. Natural Gold by Lumene Skin Perfector Matte Powder ehk siis matt puuder, millega ma teen nüüd terve näo üle, et kõik püsiks peal.
Ma proovin mingi küsimusega võtta. Ei osad küsimused on päris naljakad. Kuidas läinud on? Mul on väga hästi läinud. Kuhu tahaksid reisida? Üks koht, kuhu ma täiega tahan minna, on Brasiilia ja siis... Oli mul veel midagi või? Kuhu ma nagu hullult tahaks minna? Islandile. Sest seal ma pole käinud. Oskad ratsutada? No ma ei ole kunagi nagu mingi trennis käinud, aga ma olen käinud 2 nädalat ratsalaagris 2 aastal. Või nagu nädal, ehk siis kokku 2 nädalat. Seega ma olen nagu mingeid põhivõtteid õppinud ja ma suudan ka loppi teha, nii et ma tead maa ei lenda. Kas mul on kunagi olnud lemmikloomi? Jep, mul oli merisiga kunagi. Kas ma vahepeal mõelnud YouTube'iga lõpetada? Issand, ei. Nagu mulle nii väga meeldib, sest mul ei oleks mitte kuskil siis inimestega jagada ju nagu videoid ja kogu seda loomingut, mida ma teen. Ja ma ei kujutaks ausalt ka enam oma elu ette ilma YouTube'ita, see minu jaoks nii nagu tavaline. Seega kindlasti mitte. Nii kollane. Igatahes. Täna tuleb nii kiiruga kuidagi veidi, ma ei tea. Aga igatahes, ma liigume edasi kulmude juurde, kuna ma ei jõua muidu. Ma kasutan appi, siin ei ole isegi appi, siin taga vist on kirjas. Mingi siuke Nixi värk eest siuke, oota. Oi, ma liigun minema. Siin on nagu 2 erinevat värvi, mingi pruunikam ja hallikam. Igatahes jääb sellega ma siis lihtsalt nii-öelda kujundan. Ma ei tea, kuidas eesti keeles seda. Teen nagu kulmukuju ja siis täidan lihtsalt seest ära. Jep, vaatame, kas siin on veel mõni küsimus. Ma ei saa oma telefoni sisse. Nii. Lemmik meigi toode. Ma arvan, et see on see asi, mida ma enne kasutasin, see mingi CC Cream, see lumene, et see on nagu mega nice. Kas ma olen kaameratega osav? Ma ei tea, mida sa mõtled selle all, kas sa mõtled nagu mingi filmimises ja pildistamises või nagu selles mõttes, et ma tean nendest mingi üli palju ja oskan mingi kõiki seadeid sättida vastavalt ja nii. Ma ütleks, et ma olen nagu okei. Ma ei tea, ma filmin küll manuaaliga, aga ma sätin pooli asju lihtsalt tunde järgi. Ma olen nagu uurinud ja veits õppinud vahepeal, mida mingi asi tähendab. Kui ma unustan need kogu aeg ära ja siis ma nagu ei ole 100% kindel, mida ma teen. Ma lihtsalt sätin nii, et see pilt oleks normaalne või kui see ei lähe, siis ma võtan tagasi auto peale. Seega, ma ei tea, see seadete värk, see ei ole nagu kõige tugevam külg, aga filmimine ja see, ma ei tea, ma ütleks suht okei. Nagu, oi, issand jumal, mida ma just tegin. See rääkimine samal ajal. Ma ütleks, et nagu filmimises ja pildistamises ma olen nagu parem kui mingi keskmine eestlane. Seda ma tegelen sellega kogu aeg ja ma ütleks, et mul on üsna huvitavad ideid, nagu mis nurga alt pildistada ja filmida. Nagu, et see ei ole nii tavaline. Ma teen seda reaalselt nii suvalt praegu. Lihtsalt nii, võtame mis küsimused. Mul võiks siin keegi olla, kes neid küsimusi mind küsib. Snapchat. See peaks olema videokirjelduses ka, või tähendab, see on ka alati 2V-ga Victoria 17. Nagu 17 kirjutatakse numbriga, mitte välja. Teater versus kino. Ma ei tea, varem ma oleks öelnud kindlalt nagu kino, aga viimasel ei ole kinos mitte midagi head olnud ja nagu ma käin teatris suhteliselt harva, aga kui on hea etendus, siis mulle ikkagi täiega meeldib, see nagu nii teistsugune kogemus ja osad etendused on nagu väga põnevad ja need panevad sind kuidagi nii teistmoodi ja teistele asjadele mõtlema. Seega praegu ma ütleksin isegi teater. Kuigi ma peaks seal rohkem käima. Teater on nagu
huvitav, ma ei tea, sest et neid filme sa saad ju kodus ka vaadata, need tulevad pärast nagu nii sul igale poole internetti ja nii. Aga nagu teatrikogemus on palju ägedam. Ma tunnen, et ma räägin nii tüdinenud häälega kuidagi. Ma ei tea, ma just ärkasin, ma olen nii unine. Kas meetupi olen plaaninud? Päris üksinda ei ole. Või ma olen nagu selle peale mõelnud, aga ma ei ole nagu planeerinud või mingeid kindlaid plaane teinud. Üksi tundub kuidagi natuke, ma ei tea, mitte nagu hirmus, aga ma ei tea, kas ma tahan üksi teha. Ma võib-olla teeksin mõne YouTuberiga koos. Seega te võite mulle kommentaarides teada anda nagu kellega te võib-olla tahaksid, et ma teeksin nagu kas mingi Mariaga või hoopis mõne poisiga, ma ei tea. Seega jätka oma ideed kommentaaridesse, mul on väga huvitav neid lugeda ja siis võib-olla see juhtub, kes teab. Aga seda vist peaks pigem suvel tegema, sest siis on nagu inimestel vaba. Praegu ka nagu ma ei tea, kus kohas suvel saaks õues teha või nii. Ja nagu andke üldse kommentaari seda, kas te nagu tahaksite, et ma teeksin või. Sest et see on täiesti mõeldav. Okei, see on, üks kulm on nagu 2 korda tumedam. Iga kord nii. Kulmud vist võtavad kõige rohkem aega, need on kõige tüütumad. Nagu kui sa oled just käinud seal kosmeetikus, siis sul on vaata nii tumed, et sa ei pea väga midagi tegema. Aga kui sul on mõnda aega juba möödas, siis sa pead tegelema nendega ja see on väga tüütu. Nii, edasi. Ma võtan sellise asja. Lumene mingi eyebrow shaping wax. See on vaha vist on. Ja sa paned seda siia peale selleks, et su kulmud püsiksid paigas. Ja minul on see pruunika tooniga, seega see teeb neid nagu natuke tumedamaks. Seda on ka läbipaistvat, aga ma ei tea, mulle suht meeldib see pruun. Oota, võtame üks küsimuse. Viru keskus versus Solaris. Ma ei tea, mille järgi ma seda nüüd nagu otsustama peaks. Sest ma käin mõlemas väga palju, sellepärast et kui ma lähen bussiga koju, mida ma teen põhimõtteliselt iga päev, siis ma lähen Viru bussiterminali, seega ma lähen nagu Viru keskusest kogu aeg läbi. Aga Solaris on mu kooli kõrval, seega ma käin seal nagu lõunat söömas. Ma ei tea. Aga Viru keskuses on rohkem poode või seal ongi nagu poed, kus ma käin. Sest et seal Solarises sul ei ole väga ühtegi normaalselt nagu poodi. Aga Solarises ma käin rohkem vist toitu ostmas. Kui on päris keeruline küsimus, ma ausalt ei tea mõlemad. Lemmikjäätis. Viimasel ajal mul on täiega maitsenud, mis firmas oli Balbino. Ma võin valetada, pole 100% kindel selles firmas, aga see oli mingi kohvi ja siis äkki mingi likööri maitse lisandiga või midagi siukest. Sest et osa jäätised on ülimagusad, aga see on täpselt siuke paras ja ma ei tea, mulle hullult meeldib see. Okei, siis ma kasutan lihtsalt seda vatitikku ja teen siit ümbert veits nagu puhtamaks. Mingi küsimuse. Kui mulle tundub, et ma ei jõua reaalselt bussi peale, ma pean taksoga minema. Kas mulle meeldib pitsa? Jaa ikka, aga mulle täiega meeldib ise pitsat teha, aga ma ei tee nagu päris nii-öelda traditsioonilist, et ma teen veits teistsugust. See on nagu minu arvates, see on veidi tervislikum variant, aga see on ülihea. Selle nimi on laisa inimese pitsa. Seega, kui te tahate, et ma kunagi näitaksin teile seda retsepti, siis ma võin, sest et see on nagu realt üks mul ma ei saa päris öelda, et see on mu lemmik, aga see on nagu üks mu lemmikumaid. See ei ole nagu mu lemmiktoit, aga see on üks lemmikuid kindlasti. Seega, kui te tahate, et ma seda teeksin, siis andke mulle kommentaarides teada. Sest smuuti retseptid teile on vist suht meeldinud. Ja kui te teete mõnda toitu või jooki järgi, mida ma olen teile näinud, siis kindlasti saatke mulle pilte. Sest et nagu ma tahaks teiega näha, kuidas teil need välja tulid ja siis mis te nagu ise neist arvate, et kas teile maitses ja nii. Seega see oleks väga vinge.
üks kulm on jälle mingi 2 korda tumedam. Appi, kas teil on sama probleem või? Palun öelge, et teil on sama probleem, ma tunnen ennast muidu nii üksikuna selle probleemiga. Siis ma võtan ta uuesti selle, mis iganes pintsli ärgenduse ja täidan need kohad ära, mis võib-olla võiks nagu maha kulusid või vajavad veel. On normaal, ei ole üks, on kuidagi lühem. Nii. Ja see on kuidagi peenikesem appi. Ja sellepärast ma ei viitsigi väga meiki teha, sest et ma ei ole viimasel ajal üldse koolis meiki kandnud nagu mitte midagi. Sest et oota, ma räägin kohe edasi. Siis edasi ma ei oska väga midagi kirjeldada, sest et selle pealt on maha kulunud see kleeps. See on, anna siin taga midagi, see on doktor Hauska. Jah, siin külje peal on ka mingi see doktor, ta ei suuda fokusseerida, oota on panema käe siia. Fokusseeri! Doktor Hauska, mingisugune peitepulk ja siis mul on mingi täiesti suvakas värk. See on nagu reaalselt täiesti suvaline. Appi. Noh, täiesti suvaline, siin on lihtsalt siuke pintsli ots, mida ma nagu kasutan selle peale panemiseks või nii-öelda. Ja siis ma võtan seda siit otsast natuke ja siis lähen ümber enda kulmude. Nagu teen selle, see teeb hästi nagu sirgeks ja puhtaks need ääred ja siis see lihtsalt, ma ei tea, annab palju parema kuju. Ma ei tea, see on kuna see on hästi hele toon, siis see nagu highlightib ja tõstab need kulmud kuidagi esile. Ma ei tea, mulle meeldib nii teha. Kaamera pani just ennast kinni, ma sain korraks šoki, et kas see nagu ei filminudki või. Igatahes siis ma võtan siukse väikse harja ja kammin enda ripsmepikendused läbi, aga kui teil ei ole, siis see on see hetk, kus ma värviksin ripsmeid. Seega, jep. Nii, võtan mingi küsimuse. Miks ma teen just sketše enda peakanalil? Ma isegi ei oska öelda, see nagu võib-olla sellepärast, et see on see video stiil või žanr, millega ma nagu alustasin. Just kui ma hakkasin enda sõbrannadega videoid tegema, siis me tegimegi nagu mingi Heeringas, Veenusula ja Rajalt maha. Me tegime nagu neid saateid järgi, mis selle ajal olid hästi populaarsed. Ning kui ma vahepeal YouTube'iga alustasin, siis me tegime grupikanali, kus me tegime rohkem siukseid moe ja mingi DIY ja iluvideoid või midagi sellist. Ja üks hetk ma otsustasin, et see ei ole päris see, mida ma tahaksin teha. Ja siis ma tundsin, et naljavideod vist ikkagi on mulle, sest et need on need, mis ma nagu ise välja mõtlen. Millega mul nagu ideed tulevad. No, ma ei mõtle päris nagu nii, et ma teen selle, sest et see on nii naljakas. Nagu need asjad või olukorrad, mis teile naljakad tunduvad, need ei ole nagu üldse planeeritud. Need lihtsalt ma nagu, mul tuleb idee, ma filmin selle ära, töötan nii ja siis pärast see nagu kuidagi kukub välja naljakalt, aga nagu ma üldse ei mõtle, et okei, see on see koht, kus inimesed nüüd naeravad. Ja nagu, jah. Aga ja, ma ei tea, sketšid kuidagi istuvad mulle, mul tulevad ideed ja ma ei tea, sobivad mulle tundub, et teile ka need meeldivad. Ma võiksin värvida alumise ripsmeid, aga ma ei tee seda. Sellepärast, et ma lähen järgmise asjaga edasi, siis ma seletan. Siis ma võtan sellise NYXi Highlight and Contour palett ja siis ma kasutan neid 3 tooni siit ja highlightimisest kõiki 4. Kõik on nagu mingi wow. Aga ma põhimõtteliselt võtan kõige rohkem seda heledat ja siis võtan natuke seda ja siis seda üliväe, sest see on hästi tugeva pigmendiga. Ja siis, ma ei saa väga rääkida, kui ma seda teen. Ja siis lihtsalt teen nii.
kontuurin, sest ma ütlengi, et kui ma teen photoshoot'i, siis ma kasutan seda vedelat kontuurimise asja siin põskedel, sellepärast et see jääb palju tugevam ja siis mulle tundub, et see nagu püsib rohkem peal ja seda jääb pildistamisel ja filmimisel rohkem näha, aga kui ma teen tavalist meiki, siis ma ei kasuta seda. Seega jah, aga igatahes ma ei värvi alumisi ripsmeid, sest mulle suht meeldib, kuidas kontrast jääb niimoodi ja sellepärast ka, et nagu üks põhjusi, miks ma panin ja kui see peale lihtsalt, et see ripsmetuš läks täiega laiali ja siis see oli nii tüütu ja seega sellepärast ma ei taha jamada, et ma panen alumistele ripsmetele ja siis hakkab laiali minema. Aga siis ma teen natuke siit nina äärest ka, et nina tunduks peenikesem. Issand, kui veidral see kõlab. Aga jah, sellepärast ma ei värvi alumisi ripsmeid välja arvata, kui ma kuhugi peole lähen ja mingi tugeva meigi teen nagu silmalaod ja värgid. Ja alt ka siis ma vahest värvin. Vahel. Vahel on õige. Nii, enam-vähem. Samas hakkab maha kuluma, ma kardan, ma olen pildistama ja siis seda nagu polegi enam peal. Seega ma teen nagu veits tugevamalt praegu seda. Ma ei tea, mulle tundub nagu see pool oleks heledam kui see, aga see võib valgusest olla, sest see valgus on nagu natuke ühelt poolt. Ja siis ma teen veits nagu näoservast ka. Et mu igalt poolt oleks nagu ühtlane, sest meil on see, et siit on nagu hästi tume ja ülejäänud on jälle nagu hele. Et see hajutaks normaalselt välja nagu näoraami. Raami nägu. Jah, vist saab nii öelda. Nii. Need küsimused täiega korduvad. Kas sulle meeldib Beyond, mis on nende parim laul? Ja muidugi mulle meeldib Beyond, nad on täiega head. Mulle meeldib see Little Love, see on nii hea, sest seda soolaivi ma lihtsalt nii palju juba kuulnud. Ja siis kui neil see Little Love välja tuli, ma ütlen, see on nii hea. Mulle täiega meeldib, see on siukest mõnus rahulik ja äkki. Kas sa tahaksid osata lennata? Oo jaa! Ja siis ma teen siit alt ka nagu natuke kõrva juurde. Ja siis siit lõuajoon või jah, siis peaks olema lõuajoon. Siit tõmban ka veidik üle ja siis viin siit alla kaela juurde. Sest ma olen see inimene, kes ei viitsi jumestuskreemi kaela peale kanda. Ja siis ma lihtsalt teengi selle kontuurimisega. Panen siia äärtesse nagu veidi tumedamalt ja siis hakkan ettepoole tooma, sest siis hakkab see siit pintslilt maha kuluma. Seega nagu heledam osa jääb ette. Ma võtan seda heledamat värvi ka ettepoole. Ja siis kahe värvi segu panen siia kaugemale kaelast nagu. Seega jaa. Mulle tundub, et see video tuleb nii pikk, kas ma peaks üldse nagu enda ülejäänud päeva näitama või? Aga samas ma ei tea, mulle tundub nagu teid huvitakse. Või äkki me peaks alustama eraldi nagu, ma lõpetan selle mingirutiiniga ära, panen kinni ja siis teen teise vlogi, kus ma näitan enda nagu ülejäänud päeva. Kas see tunduks normaalne või? Siis mulle tundub, et see tuleb praegu nii pikk. Ma saaks mitu videot siis ju. Kuule, see kõlab päris hästi. Jep, täitsa võimalik, et ma teen nii. Okei, siis ma võtan väiksema pintsli. Ma ei viitsi teile hakata mingid nimest ütlema, sest pooltel ei ole isegi peale kirjutatud, mis on maha kulunud. Ja nüüd ma võtan neid kolme parempoolset tooni, mis siin on nagu matid. Ma võtan neid kõiki. Tegelikult see kõige parempoolne on ka veits sädeled. Aga igatahes ma lihtsalt võtan neid kõiki, suht palju. Ja siis highlightin siit ülevalt ära. Ma viin natuke nagu kulmu juurde ja siia silma, kulmu üles ja kulmu alla, ütleme nii. Ja siis võtan uuesti neid ja teen teisele poole täpselt sama. See vist isegi ei ole õige highlightimispintsel. Mul ei ole muud, aga see pintsel lihtsalt oli üle ja sellepärast ma nagu kasutan seda ja ma saan sellega hakkama. Võtan natuke veel ja siis teen nina otsa või nagu terve nina pealt ja siis võtan seda kõige vasakpoolsemat, mis on siin suht siuke hõbedane sädelev ja siis teen sellega üle nagu siit põse värki ülevalt. Ausalt, ma ei tea, mis see nimi on. Ma ei hakka üksjuks ütlema ka, sest pärast ma ütlen jumala valesti. Aga nagu te näete siit. Ja siis hästi natuke nina otsa ja siia huulte üles selle sädelevamaga.
nii, siis ja mu telefon. Mille ees sul foobia on? Mul on foobia madude ja ämblike ees, ma lihtsalt ei kannata neid. Siis ma võtan sellise apelsinimust NYX Ombre Blush. Ja no see on sees tšuka, see on nagu ülikena. Ja siis võtan seda ja kannan põskedele. Praegu ma ei saa tõesti väga rääkida. Ai, saan küll. Ma viin seda suht kaugele edasi nagu tahapoole. Ma ei tea, mulle tundub, et nii lihtsalt on nagu normaalne. Kuidas teile see nurk üldse istub? Ma ei tea. Sest ma ei saanud kuhugi mujale seda panna kaamerat, kuna siin on mul nagu siuke kivivärk ja ma ei saa siia ette seda toppidest, mida see kaamera mul endal näos ja ma ei näe ise peeglit. Ja see on nagu ainuke koht, kus see valgus on õige, seega ma saan ise ainult siin seista. Alguses võin täiega nagu stressasin, et kuhu ma panen selle kaameraga. Nüüd ma mõtlesin välja peeglisse ja siis ma ei tea, minu arust see on päris hea lahendus. Tundub suht normaalne. Ja siis ongi nagu, kui mingi koht vajab veel veidi katmist, siis ma käin selle üle. Paar kohta, mida ma tahaks üle käia. Siit veits. See on nina ots, see on tõesti võimatu, siin ei püsi üldse meid peal. Nii, võtan mini küsimuse. Kas sa oled pidanud kunagi haiglas öö veetma? Ma arvasin ülipikalt, et ma ei ole üldse kunagi nagu haiglas käin nagu mingi operatsiooni pärast või et mul oleks midagi olnud, aga siis ma sain teada, et ma olin, kui ma olin mingi 2-3 aastane, et mul oli olnud midagi kurguga, ma ei tea, mingi mäda või midagi siukest ja siis ma pidin käima, sest muidu kui see hakkas paisuma, siis see katab mu hingetorve ära, ma peaks õhku saanud. Seega ma käisin seal, aga ma ei mäeta sellest mitte midagi. Seega see on vist nagu ainuke kord, sest pärast seda ma kindlalt ei ole käinud nagu haiglas, mul ei ole midagi traagilist olnud. Mul ei ole isegi olnud nagu mingeid väiksemaid vigastusi, et tulevikus juhtuks. Aga kui ma mängisin jalgpalli 4 aastat ja mul ei olnud mitte ühtegi nagu suurt vigastust. Nagu isegi mitte väiksemaid ka väga ei olnud nagu, et oleks ühe korra tõmbasid lihas ära ja nagu see oligi kõik. Nagu ma ei tea, mis toimub. Siis ma võtan uuesti natuke seda läbipaistvat NYX-i puudrit ja siis käin need kohad üle, et see püsiks jälle paremini. Seega, jah. Nii. See tundub minu arvates päris okei. Ja siis avalan juba enda sirgendaja sooja, sellepärast, et mul on loomulikult sirgid juuksed välja arvata näo ääres. Nagu kui need saavad niiskeks, kui ma tulen pesust, siis need on lokk. No praegus ei ole nii lokki, sest mul on parve olnud ja ma olen neid võtta sirgendanud ka vahepeal. Aga nagu kui ma tulen otse pesust, need on nagu täiesti lokkisid näo äärest. Igatahes siis ma kasutan lõpetuseks sellist asja. NYX-i Matte Finish. Long lasting värk. See võiks on mingi vesi lihtsalt tulema, mis nagu paneb su meigi püsima või su kestaks kauem ja ei tuleks nii kergelt maha. Nii, siis ma teen lahti enda mis iganes krunnid. Jah, krunnid. Vaata, mis siis lokkidest sai. Ma nagu nii plaanisin hauassa panna, aga ma tahtsin, et see ots oleks lihtsalt lokkis. Et äkki jääb siis ma ei tea, armsam välja pillistamise. Nii, ootan. Vaatame veel, kas on mingi küsimusi. Palju neid siin veel üldse on? Ma refreshin korra. Okei, nüüd on juba 300. Ja. Kas ma kavatsen kunagi hakata autojuhi lube tegema? Ma olen selle peale mõelnud ja ma tahaksin. Aga
aeg on väga problemaatiline, sellepärast et mul ei ole väga palju aega. Ma mõtlesin, et nagu mu kaamera aku sai tühjaks ja ma tahan kohe minna selle kaameraga pildistama. No mul on varu aku, mille ma praegu panin sisse teise laadima, aga nagu ma pean suht varsti hakkama kodust ära minema, seega ma loodan, et need jõuavad nagu laadidest, et need inimesed, kelle ma pildistama lähen, ma arvan, et ei ole väga äranud, kui me jõuame sinna ja meil saab kohe aku tühjaks. Ja ma ei saa kuskil väga vahepeal laadida ka. Kuule, need lokid on isegi suht normaalsed. Äkki ma saan juuksed lahti jätta. Tõmben ekraani välja võtma. Saaks näha, kas mind on näha. Aga mul on see viga, et mul on nagu hästi libedad juuksed ja siis mul ei püsi üldse lokid. See on täiega nõme. Nii. Aga see on suht ainuke viis, kuidas ma teen lokke, ma ei viitsi üldse nagu selle masinaga teha, ehk siis nagu kuumaga, kuna see vaata kahjustub juukseid ja siis see võtab aega ja nagu see on palju lihtsam ja mulle meeldib, kuidas need lokid jäävad suht nagu, need ei ole nagu kõik ühtemoodi, vaid need on kuidagi segamini ja tunduvad loomulikumad. Ma vist jäin autojuhi lubadest rääkima, et nagu aasta pärast, kuna mul on maikuus sünnipäev ja siis olekski nagu nii, et aasta pärast ma olen 17 ja ma hakkan saama 18, ehk siis nagu kooli lõpus ma hakkaksin võtma neid juhiloa mis iganes kursusivärke ja siis, kui ma saan 18, siis ma saan kohe teha need eksamid ära ja siis mul olekski need käes, aga kuna see oleks siis 12. lõpus, aga siis on just vaata need lõpueksamid ja värgid ja ma kardan, et siis on juba niigi palju stressi, et ma ei tea, kas ma tahan endale veel lisaks tekitada selle autojuhilubadega ja isegi kui ma teeks need load ära, mul ei ole ju autot nagu, millega ma sõitma hakkan, siis ma kardan, et mingi unustan ära pärast need asjad, mida ma õppisin, kui ma ei saa vaata kohe sõita ja nagu ootab, see ei ole see sõna. Igatahes nagu järjest, mul on tunne, et kui sa õpid midagi ära, sa pead seda nagu järjest tegema, et sul see sisse jääks. Ja, nii. Sellised mõnused hetked. Nii. Ma kasutan nüüd seda. See on siis mingi Batiste kui šampoon. Vaatame, kas siin on veel mõni küsimus. Millega ma editin? Tšekkige videokirjeldust, sest ma panen siin alati need, mis kaameraga ma filmin ja mis videotöötlusprogrammi ma kasutan. Adobe Premiere Pro või Adobe. Ma ei tea, inimesed hääldavad nii erinevalt. Miks ma jalgpallis enam ei käi, sest et ma mängisin seda 4 aastat ja ma lihtsalt tüdinesin ära, ma olen see inimene, kes vajab kogu aeg vaheldust. Ma tõstan kogu aeg enda tuba ümber ja ma vahetan neid trenne ja hubisid ja ma ei tea, ma lihtsalt vajan vaheldust ja praegu ma käingi rahvatantsus, mis meil on koolis valikkursusena, sest et kui sa gümnaasiumisse lähed, sul on vaja teatud arv valikkursusi täistada. Ja meie koolis on, oleks suuse, see maitseb nagu mingi hambaarsti värk. Siis on vaja saada 10 valikkursust täis ja siis ma saan selle eest 2. Ja see tehti erandkorras see aasta see valikkursus, sellepärast et järgmine aasta on tantsupidu ja siis me üritame sinna saada, sellepärast me treenime ja see on nagu rahvatantsuga tundub tegelikult, et mis ikka on pannud mingi käed puusa ja hüppad, see on mingi 2 sammu või ma ei tea, kõnnid käest kinni ringis. See ei ole üldse nii, see on nagu palju väsitavam, kui sa arvad, et need kavad on suht pikad ja keerulised ja siis sul on vaja need ära õppida ja kui sa teed neid mingi 20 korda järjest, siis see on päris väsitav, sest neid hüppeid on suhteliselt palju. Mingi keerutusi ja värk, et see on nagu füüsiline pingutus ja see on nagu täiesti trenni eest. Ja mul lihtsalt hetkel ei ole aega ka, et eraldi mingit muud trenni teha, kui ma vahepeal nädalavahetusel ma käin jooksmas või rattaga sõitmas ja looduses kuskil matkamas. Kuigi ma ei ole seda väga palju teinud, ausalt öeldes. Aga et kui see rahvatants läbi saab, siis ma olen mõelnud MindFitnessisse mingi grupitreeningutesse, millest nüüd tunduvad täiega või siis mu vanemad kutsusid mind pilatesesse. Saaks nendega koos seal käis, ma tahan teha ka mingit sükest füüsilisemalt rohkem nagu jõutrenni teha, üldiselt enda lihasid tugevamaks saada. Ma ei tea, mulle meeldib see. Igatahes ma lasen praegu siis endale seda kuivu šampooni pähe ja siis hõõrun selle pea sisse. Nii, ja siis ma kasutan sellist juuksehakke. Mulle Invisible Hold, see vist nagu hoiab hästi. No ma ei tea, ma olen seda mõndega kasutanud, aga
nagu mul on nii libedad juuksed, et mul ei ole midagi, mis nagu ülihästi oleks, aga see on okei, ma ei ütleks, et see mingi halb on. Aga mulle ei meeldi, kuidas see lõhnab. See lõhnab minu arust täiega nagu mingi meeste tooda. Ma panen seda peamiselt lõhnab nagu mees. Hullult häirib see. Ma mu ema ütleb, et ei ole midagi, aga nagu minu arvates küll on. Mul läks see suhu. Enda juuksaaki panen jumala. Mulle tundub, et ma ei saa seda kunagi igale poole. Mingi siuke nippa, mida ma YouTube'ist õppisin, et sa paned nagu juuksed külje peale, võtad siit kinni ja siis tõstad üles ja hakkad nagu lahti laskma ja siis samal ajal lased, et siis peaks nagu igale poole vahele seda lakki saama. Ma ei tea, midagi siukest. Ma olen ta suht pikalt teinud ja nagu minu arvates see töötab. Ja ma ei tea, see on see, mida mina teen. See läheb suhu mulle. Näkku. See on igal pool siin õhus praegu. Nii. Vaatame siis, mida ma teen nendega, ma panen kinni äkki või? Ma ei tea. Sest et ma saaks jää mütsi peale, ma tahan mere äärde minna, see lädutavasti on tuuline. See valgus on suht, ma ei tea, pime on täna või hämar. Kas mulle meeldib nii või mulle ei meeldi nii? Keegi oskab midagi öelda, ma ei tea. Ma on nagu mingi metsaaiedus välja, need juuksed on nii kohevad. Ma arvan, et ma võtan ikkagi spatsingumme ja panen kinni. Siin karbi sees ma siis hoian enda patsingumme. Ja pinnegirast ma ei leia ühtegi seda, mida ma tahan. Ma tahan neid, mis on nagu minu juuste värvi. Siuksed heledad. Ei, see on liiga välja veninud. Appi, miks mul reaalselt siin ühtegi ei ole? Ma pean kaks tükki nagu võtma, sest muidu see ei hoia mu juukseid. Kas siin reaalselt ei olegi ühtegi patsigummi? Kuulage, see on küll nüüd veidike probleemne ju. Ma pole neid ammu kasutanud. Need läbipaistvad. Ja mu vend tuli ka ju. Mulle suht isegi meeldib juuksed kinni. Ma tavaliselt võtan siit eest nagu paar mingit salku, mis nagu raamiksid mu nägu. Sellepärast, et ma ei tea, muidu mulle tundub, et ma olen kuidagi väga kiilakas. Ja see värk nagu sobib mulle, aga kui see on tuuline, siis nagu ta hakkavad mu naas ringi lendama. Ma ei tea. Ja see jätab kuidagi siukse nagu rohkem casual mulje. Siuke veits messi. Ehk segamini eesti keeles. Ma ei tea, käib ka. Näe, ja siis mul jääbki see obossaba niimoodi lokkis, mulle täiega meeldib see. See on ülilummi. Nüüd on suur probleem, mida ma selga panen. Ma ei tea. Sellepärast, et ma olen vaata Ketliniga pildistama ja siis tal on selline hästi viisakas mantel ja me tahame koos pilte teha ja minul on hästi siuke sportlik mantel ja siis või noh, parka või jope või mida iganes. Ja siis me ei sobi väga kokku seega. Appi, kas mul siin meik peal või? Nii, siis ma tõmban seda veits ülevalt poolt. Natuke nagu ühelt poolt on kuidagi. Ja teen nagu veits suuremaks. Ja siis ongi valmis. See on rohkem nagu Get Ready With Me juba. Nii, ma ei tea, näete või? See valgus on kuidagi veider. Ma võin proovida. Appi, ma olen nii sisse summitud. Ma ei soovi. Selline ongi siis minu veik. Oota, ma võin proovida näidata midagi lähedalt. Fokusseerib ja nii selline. Ja mul ei ole midagi huultel seega. Ma panen tavaliselt uuesti seda kreemi. Või no mis iganes. Mis asja nimi on? Lip Balm või Cream või mis iganes see Elisabeth Ardeni 8-tunnine. Et need oleksid niisutatud. Seega.
andke mulle kommentaarides teada, kuidas teile meeldis minu meigirutiin. Visake kindlasti like sellele, subscribe'ige ja ma arvan, et nüüd ma alustangi enda vlogi selle kameraga uute vlogi tänasest päevast ja näitan, mis ma siis ülejäänud päeva jooksul teen. Arvutavasti see läheb vist homse aeg kokku isegi. Mul on tunne, et ma hakkan endale nüüd smuutit tegema, seega kui te tahate neid smuuti retsepte saada, siis minge tšekkige seda järgmist vlogi, millest peaks tulema. Ma loodan, teile meeldis ning näeme järgmine kord. Tšoki!